Täna võtab ette reisi Pürenee poolsaare tipus asuvasse Gibraltarisse. Peale mõnetunnilist sõitu jõuamegi kohale. Piiriületus läheb ladusalt, kuid tõrge tekib taksode saamisega, mis olid küll juba varem tellitud. Muudame siis sujuvalt ajakava, enne külastame Gibraltari linna, peale seda aga Kalju. Kui olete juba kord sattunud Gibraltarile, peaksite kindlasti külastama Saint Michel'i stalaktiidikoopaid ja ahvide kaitseala. Samuti võtme ette matka Kaljurahnu otsa, kust avaneb võrratu vaade Vahemerele ja Marokole. Gibraltar on Suurbritannia meretagune territoorium Pürenee poolsaare lõunaosas, kuhu kuuluvad Gibraltari Kalju ja kitsas liivane rannikuriba, mis ühendab Kaljut Pürenee poolsaarega. Koht on strateegiliselt tähtis, kuna siit avaneb hea ülevaade Gibraltari väinale, mis ühendab Vahemerd Atlandi ookeaniga. Antiikajal tundsid kartaagolased ja roomlased Gibraltari kaljut Kalpe nime all. See on tohutu lubjakivi kalju, mille pindala on 6,5 ruutkilomeetrit ja kõrgus 423 meetrit ning mida mandriga ühendab kitsas maariba. Kalju tipult avaneb suurejooneline vaade üle väina Aafrika rannikule. Antiikaja kreeklastele oli Kalju üheks Heraklese sambaks, klassikalise läänemaise kultuuri piiriks. Siin maabusid 711. aastal Mauride väed Tariq ibn Saidi juhtimisel. Sellelt väejuhilt pärineb ka algne Gibraltari nimi Jebel el Tariq ehk Tariqi kalju. Moslemite lossist on tänapäeval säilinud ainult varemed. 1602. aastal läks territoorium Hispaania valdusse, kuid juba 1704. aastal allutas maa-ala endale Briti armee. Hispaania katsed Gibraltarit tagasi vallutada nurjusid. 1830. aastal sai Gibraltar koloonia seisuse. 1963. aastal hakkas Hispaania nõudel Gibraltari tulevikku arutama ÜRO ning 1964. aasta põhiseadusega laiendas Suurbritannia sealset omavalitsust, kuid ei nõustunud valdust Hispaaniale tagastama. 1967. aasta 10. oktoobri referendumiga otsustasid piirkonna elanikud jääda brittide võimu alla. Sellega rikuti lõplikult suhted Hispaaniaga, kes hoidis Gibraltari piiri 16 aastat kinni. Gibraltari majandus on orienteeritud peamiselt Suurbritannia mere- ja lennuväebaaside teenindamisele. Majandusest hõlmab teenindusväär 60% ja tööstus 40%. Arenenud on turismitööstus, pangandus, laevaehitus ja remont. Turismisektor teenindab siin igal aastal üle 5 miljoni turisti. On ka väikseid õmblusfabrikuid, mineraalvee ja õlletootmistehaseid. Põllumajandusega Gibraltaril ei tegelda. Meresadam on koduks 75 alusele. Gibraltari odava lipu alla on end registreerinud Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Norra ja veel mõne riigi kompaniide laevad. Siin on olemas ka oma lennuväli, mille maandumis- ja hoovõturaja pikkuseks on 2437 meetrit. See ületab ka küllaltki tiheda liiklusega maanteed. Lennuki saabudes või lahkudes suletakse maantee lihtsalt tõkkepuuga. Gibraltari pindala on 6,5 ruutkilomeetrit ning seal elab 28 000 tsiviilelanikku. Tihedus on seega 4500 inimest ühel ruutkilomeetril. Selle näitajaga on ta maailmas üks tihedamini asustatud kohti. Gibraltari kodanikud on Suurbritannia ja seega ka Euroopa Ühenduse kodanikud. Varem olid põliselanikeks siin juudid, portugaallased, itaallased, maltalased, hispaanlased ja inglased. Viimasel ajal aga moodustavad märkimisväärse osa elanikkonnast endised legaalsed ja illegaalsed migrandid Indiast, Pakistanist, Marokost ja Aafrikast. Ametlik keel on inglise keel. Kõnekeeleks on aga Llanito, mis kujutab endast segu hispaania keele andaluusia dialektist ja inglise keelest.
olles omakorda mõjutatud veel mitmetest teistest siin elavate etniliste gruppide emakeelest. Võib küll tunduda uskumatuna, kuid lisaks oma ajalehele ja telejaamale on gibraltarlastel ka oma raha, Gibraltari nael. Vaateplatvormilt läheme uudistama Püha Michelle'i koobast. See asub 300 meetrit üle merepinna ja on üks kaunemaid looduslikke grotte kogu Euroopas. Koobas huvitas Gibraltari külastajaid juba vanade roomlaste ajast. Pikka aega peeti koobast lõputuks, mis sünnitas legendi, nagu oleks Gibraltari kalju ühenduses Aafrikaga 24 kilomeetri pikkuse väinaaluse tunneli kaudu. Koobal on 3 väljapääsu ja ta sügavus ulatub kuni 62 meetrini. 1974. aastal avastati Koobas kaljujoonistused, mis on tehtud umbes 15 kuni 20 000 aastat tagasi. Koobas on ühte suuremasse saali kujundatud suur auditoorium ja kontserdisaal. Spetside arvates on akustika siin suurepärane. Saal võib mahutada korraga üle 1000 inimese. Stalaktiidid Kooba laes ja stalagmiidid põrandal on tekkinud aja jooksul läbi pragude maapinnalt imbunud vihmavee tulemusena. Aja jooksul muutus osa stalagmiite Koobas ühelt poolt nii raskeks, et kukkusid lihtsalt ümber. See võis juhtuda juba 1000 aastaid tagasi. Üks taoline stalagmiit lebab peakooba kaugemas nurgas. 1792. aastal selle otsas lõigatud 1,35 meetri diameetriga tükilt võib hästi jälgida stalagmiidi kasvamise ajalugu. Teise maailmasõja ajal valmistati Koobas ette sõjaväehospitaliks, kuid selle kasutamise vajadust ei tekkinudki. Saint Michelle'i koobas on Gibraltari kalju 150 koopast kõige külastatavam. Siin käib aastas üle 1 miljoni turisti. Gibraltar on ainuke koht Euroopas, kus elavad poolmetsikud ahvid, magotid. Need on sabad ahvid ning kohalikud elanikud kutsuvad neid lihtsalt monos, ahv. Nende ahvide, õige nimega berberi makaagid, asulkond siin Gibraltari kaljul on ainuke Euroopas ja erinevalt oma Põhja-Aafrika suguvendadest kasvab see jõudsalt. Praegusel ajal elab kaljul umbes 300 looma 5 karjana. Loomade juhuslikud sattumised linna toovad endaga tihti kaasa pahandusi ja ebameeldivusi linlastele, isikliku vara kahjustamise näol. 3 ahviprouat võib näha ka Gibraltari Alameda metsiku looduse pargis. Makaake peetakse Gibraltari mitteametlikuks rahvusloomaks. Kohaliku uskumuse järgi kuulub Gibraltar brittidele nii kaua, kuni siin elab kas või üks ainus ahv. Ahvid on osutunud suureks turismiatraktsiooniks ning seeläbi muutunud kartmatuteks, häbematuteks ja nobedateks varasteks. Mäe sees asuvad ka kuulsad niinimetatud suure piiramise tunnelid. Piiramine ja mereblokaad toimus 1779. aastast kuni 1783. aastani, samal ajal Ameerika iseseisvussõjaga hispaanlaste ja prantslaste poolt, kuid lõppes edutult. Piiramise peaeesmärk oli Gibraltari tagasivallutamine Hispaaniale. Gibraltarilt lahkudes ja ööbimispaika Torremolinosesse tagasi sõites teeme peatuse ka kuulsas kuurortlinnas Marbellas, et rannas puhata ja end ka merre kasta.